Tervist, meie siin. Tere taas. Ja täna teeme lihhi, suurt lihhi. Järjest lähemale jõuab vahva aeg, kus käib see suure kotiga mees ringi ja siis mis sööb eestlane? Eestlane sööb sealiha. Kõvasti liha. Kõvasti liha. Ja mina pakungi välja sellise täiesti klassikalise sealiha variandi täna. Seapraad. Võro oma või? Hapukapsad. Kuule. Rumal küsimus. Hapukapsad peekoniga ja sinna kõrvale sibula sinepi kaste. Mis sul välja pakkuda? Minul on ahjupadrun, vasse kuusse oma. Tulistamisel saab. Ikka. See on tegelikult ribilehest lõigatud, kergelt marineeritud, kergelt vürtsikas, küpsetuskarbis, lihtsalt ahju visata valmis ja juurde teen punase kapsa, õuna, peekoni, küüslaugu, kaneeli ja siirupiga. Kuusaringi. Ja milline vahva roog. Savoy kartul, riivitud kartul, keeratud peekonisse, keskel veel paprika, seal sees natukene muskaati, natukene kurkumit. Keeratud müts. Ja sina jälle oma kapsaga edasi. Me panime oma lihad tegelikult küpsema juba tund aega tagasi ja täpselt nii palju lähebki aega selle seaprae ja padruni küpsetamiseks 200 kraadi juures tund aega. Meil saab kohe liha valmis, aga nüüd lisadite juurde. Kapsas. Just. Tulistame. Sina teed kapsast, mina teen kõigepealt kastme. Selleks siis esmalt pannile sibul. Mina panin peekoni koos küüslauguga. Mul sattusid ka mõningad kapsatükid sisse, aga pole hullu. Ja kusjuures ma eelnevalt olin teinud ka juba, koorinud ära kartulid, riivisin kartuli, pesin puhtaks, tärkis välja, siis ei lähe siniseks, panin siia natukene tüümiani, muskaati, soola ja siin on mul foolium, küpsuspaber ja Max Moritza toorsuitsu peekon ja laotan lihtsalt kartuli siia peale. Ja keskele võib panna veel kuivatatud aprikoosi, kuivatatud musta ploomi, mida iganes, aga mina panen niisuguse punase paprikatriibu. Ja nüüd on hästi lihtne. Kirjame kogu selle kupatusrulli. Ja nüüd omakorda veel fooliumisse. Ja seda kartulit on ka hea see, et kui teed eelmine õhtu valmis, tähendab, küpsetad ära, nüüd paneme ahju, umbes 45 minutit, tund aega ahjus, jahutad maha ja serveerid alles järgmine päev, nii et lõikad siit tükid ja lased ahjud soojaks, ongi kõik. Väga lihtne. Tunnen ennast nagu Hiina köögis, kus üks toomid sellest kiiresti liigutab. Ja tähtis on see, et nüüd kui lasime kapsa kergelt ainult kuumaks, paneme natukene kanapuljongit. Nii. Ja tähtis on see, et nüüd tuleks kohe panna kilkäädikat, sest muidu läheb kapsas värvist ära. Kapsas läheb värvist ära. Aga miks, sulle meeldib ka punane kapsas? Mulle meeldib punane. Punane kapsas tegelikult jõuludega sobib väga hästi. Ja siis kohe ka õun. Ja kogu lugu? Ei, siis me paneme siia veel loorberit, siis me paneme siia veel kaneeli ja kui kellelgi kodus on näiteks pardirasva, siis võib ka pardirasva panna. Ja siis on mul suhkrusiirup. Sama hästi võib panna ka veel vahtrasiirupit. Ja siis laseme lihtsalt natukene haududa. Puliseda. Jätame ta siis kergelt krõmpsuks ja on valmis. Ja mis see? Oled oma sibulad ära praadid? Jaa, pruunistasin sibulat, nüüd peale valge vein. Valge vein, sibul. Üks saade sa ilkusid mu kallal, et tee on joomiseks. Ja nüüd paned panni peal, keedad sibulaid veinis. Mees, vein on joomiseks. Nuusuta, kallistomis, nuusuta. Aromiteraapia. Niimoodi jääb purju. Ja küsi uuesti. Nii, natukene kanapuljagit. Laseme keema tõusta ja siis maitsestame sinepi, mee ja natukene soola ja pipraga ja siis läheb siia juurde koor.
kaneel võib ka muidugi jahvatatud olla, aga siis on jälle oht see, et kui saab natukene üle doseeritud, siis ta jääb hamba all nagu liiv. Et seda on siit hea kerge nagu välja korjata. puljong, sibul ja valge vein on kenasti alla käinud. Nüüd on, tunned? Väga hea. Mulle meeldib siiski veini juua. No jaa, aga toidu sees on vein omal kohal. Natukene sinepit. Natukene. Ja paneme suppilusikaid täpselt. Paneme pool veel. Karmid mehed seal võrakandis. On, aga Dijon sinep on selles mõttes hästi mõnus, et on oma maitset selline hapukas, eks ole. Mõtlen hea, aga kas sa nüüd sa pead selle ka läbi praadima selleks, või läbi kuumutama selleks, et kui jääb tooreks, siis võib tõmmata kooretükki. Just täpselt. Kuulsite kõik tarku sõnu. Siis läheb siia juurde koor. Jätame ta vaikselt siia podisema ja lõpus maitsestame mee, soola ja musta piipa. Mis sa selle peekoniga siin teed? Ja teises potis on mul viilutatud peekon. Seda on küll palju. Ja mõnusalt röstitud juba. Ja siia ma teen vana hea kapsa. Ehk et siis peekon, praekapsas, mis on juba valmis, siis natukene, mulle meeldib õudselt, kui on kapsal selline ilus värv juures, et pisikene tomatikaste siia juurde. Kapsal on ilus värv juba ise endal. On, aga see pisikene punane värv sobib tomatikapsaid. Just. Ja natukene suhkrut ka siia juurde. Magus kapsas, sellise õrna punaka Magus tomatikapsas. Kohe kui tomat, peekon hakkab natukene keema, siis läheb siia juurde kapsas ja pärast juba maitsestame. Lihad valmis! Ahjus, võtame. Ma võin teile pakkuda teie suurepärase Ahjupadruni. Ahjupadruni. Tuli. Ärge kodus niimoodi tehke, et näpuga võtate. Kasutage pajalappe. Sedaviisi, täpselt tund aega. Ja nüüd see seapraat siin, no minu arust on ta küll valmis. Oi, ja siin on seda head leent veel. Seda võiks kastme jaoks säästa, kindlasti. Kuidas sinu padrunid? Oi, Vasse-Kuustest tulevad alati head ahjupadrunid. Hääd mõnusat sinepi, sibulakastet, mekiksmann. Sellised siis meie tänased toidud. Ja mis muud kui lihileni!